Üks USA kongressi liige ütles, et teda pidasid Juudamaal ja Samaarias kinni asunikud. Aga tema avaldatud videos jäetakse loo kõige olulisem osa välja. Kui kogu lugu lõpuks avalikuks sai, olid pealkirjad juba kirjutatud. Kas see oli tõesti süütu külastus, mis läks valesti, või hoolikalt lavastatud vastasseis, mille eesmärk oli Iisraeli provotseerida ja järgmine viraalne skandaal tekitada? Sukeldume sellesse. Tere tulemast tagasi saatesse Judication siin JNS TV-s. USA kongressi liige Ro Khanna on uudistes, kuna ta väidab, et teda pidasid kinni asunikud, kui ta külastas Palestiina omavalitsuse all elavaid araablasi. Muidugi jagas ta videot, mis olukorda ei selgita. Kõik, mida näed, on relvastatud iisraelased. Aga mis on siin tegelikkus? Iisraeli politsei avaldas järgmise teabe. Raporti kohaselt blokeeris grupisikuid tee Juudamaal ja Samaarias. Kohale jõudes liitusid politseinikud sündmuskohal juba viibivate Iisraeli kaitseväe üksustega. Iisraeli kaitsevägi oli aktiivselt peatanud ekskursioonigrupi edasiliikumise, kuna nad olid sisenenud suletud sõjaväetsooni. Iisraeli seaduste kohaselt on tsiviilisikutel nendele aladele juurdepääs keelatud ohutuse ja julgeoleku kaalutlustel. Kohale saabunud ametnikud ei täheldanud sündmuskohal mingit vägivalda. Kordan, mitte mingit vägivalda. Selle asemel suunati õiguskaitseorganite tähelepanu tuuri korraldajatele. Kehakaamerate salvestiste ülevaatus kinnitab, et grupi juhti hoiatati ametnike poolt selgesõnaliselt, kuna see polnud tema esimene kord suletud sõjaväetsooni korraldust rikkuda. Talle anti viimane hoiatus, et edasiste rikkumiste korral arreteeritakse ta koheselt. Ekskursiooni osalejatele anti ülevaade sõjaväe korraldusest ja nad lasti teele. Võtame selle siis tükkideks. Ühendriikide kongressi liige rikub seadust, peatatakse õigustatult ja pöörab kogu juhtumi pea peale. Nagu politsei ütles, teadis reisikorraldaja, et see on suletud sõjaväeala, kuid läks ikkagi sisse ja võttis kongressi liikme kaasa. Mind ei huvita, kes sa oled. Kui sa sisened suletud sõjaväealale, tuleb sind peatada. Kujuta ette, kui Kana oleks saanud viga Iisraeli kaitseväe lahinglaskmisharjutusel, siis väidaks ta, et Iisrael sihtis teda. Ja nüüd paiskub see lugu peavoolu meediasse, sest need inimesed armastavad võimalusi juute Juudamaal rünnata. See on tegelikkus. Kongressi liiget ja tema delegatsiooni peatasid turvatöötajad ja Iisraeli kaitsevägi ning vägivalda ei olnud. Seejärel saadeti ta oma teed. See on näide veel ühest Iisraeli vihkajast, kellel õnnestus kahjuks reaktsioon esile kutsuda. Mind ei üllataks, kui kongressi liige ilmus kohale meelega, et juute ärritada, seadust rikkuda ja loota, et tekib selline reaktsioon. Nüüd võib küll vaielda, mida Iisrael oleks pidanud Pierre'i seisukohast tegema või tegemata jätma, aga minu jaoks pole kahtlustki, et see oli tahtlik trikk. New York Posti andmetel saabus Khanna Iisraeli ja lükkas tagasi pakkumised kohtuda endiste Iisraeli pantvangide ja 7. oktoobri ellujäänutega. Khanna, kes kunagi rõhutas oma toetust Iisraelile, on viimasel ajal muutunud juudiriigi teravaks kriitikuks ja teda on seostatud mitme väidetavalt antisemiitliku isikuga, seda New York Posti andmetel. Striimer Hassan Paiker postitas X'is, et ta räägib esmaspäeval Khannaga väidetavast juhtumist. Ja kes on Piker? Piker on inimene, kes on nimetanud ortodokseid juute sugulusaretisteks ja öelnud, et Hamas on 1000 korda parem kui Iisrael. Praegu levib see kogu lugu sotsiaalmeedias meeletu kiirusega. Loomulikult näitab see Iisraeli halvas valguses. Aga kõik peavad meeles pidama, et mees sisenes koos oma grupiga tahtlikult suletud Iisraeli kaitseväe sõjaväealale. Ja see ongi põhiline. Teda küsitleti mõnda aega ja seejärel vabastati. Vägivalda ei olnud, kui ta otsustas selle loo rahvusvahelisse meediasse viia. Ja loomulikult läksid nad sellega rõõmsalt kaasa. New York Times, CNN ja teised levitavad praegu üle kogu maailma neid Iisraeli vastaseid, Juudamaa ja Samaaria vastaseid pilte. Aga on oluline meeles pidada seda fakti. Mulle öeldi ka, et Khan kaalub kandideerimist Ameerika Ühendriikide presidendiks 2028 aastal.
mis oleks parem viis oma kandidatuuri alustamiseks, nii-öelda, kui tulla Iisraeli, näidata, et oled juudi riigi vastu ja levitada neid negatiivseid kujutisi maailmale. See sobib väga hästi tema progressiivsele woke toetajaskonnale Californias, kust ta pärit on. Inimesed, ärge laske end sellest petta. Ärge minge õnge. See oli tahtlik, ette planeeritud kampaania minna sellesse suletud sõjaväepiirkonda Iisraeli riigi ja juudi rahva vastu. Ärge laske end sellest petta. Liigume edasi. Jewish Breaking News teatab, et Iisraeli vastane seltskond ei rahuldu enam sellega, et protesteerida Iisraeli kinnisvaraürituste vastu kohalikes sünagoogides ja mujal. Suurbritannias on vaidlus nüüd jõudnud parlamenti, kus püütakse muuta Iisraelis maa ostmine kriminaalkuriteoks. Sel nädalal puhkes Suurbritannia parlamendis arutelu Briti kodanike maaostude üle Juudamaal ja Samaarias. Baroness Jennifer Chapman Darlingtonist juhtis kampaaniat selliste tehingute kriminaliseerimiseks, väites, et asundused on rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud. Kuid 2 Briti konservatiivse partei liiget astusid vastu, kritiseerides neid, kes tahavad kriminaliseerida juutide maaostu Juudamaal. Vaatame seda klippi. Millist kasulikku eesmärki arvab auväärne parunes, et see ettepanek saavutab? Peale sügavalt antisemiitliku arusaama levitamise, et Juudamaalt ja Samaariast tuleks juudid etniliselt puhastada. Tuletan meelde, et see piirkond jäi Iisraeli haldusalasse kogu Oslo lepinguta vältel. Muissandad, me ei kriminaliseeri Briti kodanike kinnisvara ostmise eest üheski teises vaidlusaluses piirkonnas maailmas. Miks peaks Läänekallas olema erandiks? Eriti, kui selline meede võiks laieneda ka C-alale, mis Oslo lepingute kohaselt on täielikult Iisraeli kontrolli all ning kriminaliseeriks ka Briti juudid, kes ostavad kodu Jeruusalemma vanalinna juudi kvartalis. Kas ma võin küsida, kas vaidlusaluse territooriumi staatus ei ole lõppkokkuvõttes mitte riikide ja rahvusvahelise õiguse küsimus? Mitte midagi, mida tuleks määrata siseriikliku kriminaalseaduse kaudu, mida rakendatakse üksikutele ostjatele. Nii et seal olid Lord Stuart Pollock, Briti konservatiivse partei liige, koos Lord Martin John Callahaniga, sama partei teise liikmega, toetamas Iisraeli. Need poliitikud on ikka uskumatud. Kust nad tulid? Ja ma loodan, et keegi siin Iisraelis teab, et meil on need 2 sõpra seal Ühendkuningriigis ja need 2 ütlevad seda täpselt õigesti. Nad paljastavad silmakirjatsejad, kes püüavad juute Juudamaalt etniliselt puhastada. Pollock ütleb, et selline käitumine, väites, et juudid ei tohi olla Juudamaal, levitab antisemitismi. Ja siis küsib Callahan, miks peaks juute Juudamaal eraldi sihikule võtma, kui me ei ütle, et on vale, kui britid ostavad kinnisvara ükskõik kus mujal maailmas. Ja siis selgitab ta, et selle loogika järgi kriminaliseeritaks Briti juudid, kui nad ostaksid kinnisvara Jeruusalemma vanalinnas. Need poliitikud saavad lihtsalt aru ja nad otsustasid seista hea poolel kurjuse vastu. Milline moraalne selgus neil meestel on. Me peaksime tõesti nad Iisraeli kutsuma ja neile mingi medali andma. Ma ei tea, aga see lihtsalt näitab, et mitte kõik ei vihka meid seal väljas. Meil on seal väljas häid moraalseid ja loogilisi sõpru, kes lihtsalt saavad aru. Kiitus Suurbritannia konservatiivsele parteile, et nad on sellel teemal ajaloo õigel poolel. Kahjuks on aga Euroopast veel uudiseid. Iirimaa parlament kiitis sel nädalal heaks seaduse, mis keelab Iisraeli kogukondades, Juudamaal ja Samaarias ning osades Jeruusalemmast toodetud kaupade impordi, tehes sellest ühe kõige ulatuslikuma kaubandusmeetme, mille Euroopa riik on vastu võtnud. Niinimetatud Iisraeli asunduste seadus keelab importida Iisraeli elamu, põllumajandus- ja ärifirmade kaupu, mis asuvad väljaspool Iisraeli rahvusvaheliselt tunnustatud piire. Keskparempoolne koalitsioonivalitsus teatas, et seadus koostati vastusena 2024 aasta Rahvusvahelise kohtu nõuandvale arvamusele. Rahvusvahelise kohtu nõuandev arvamus, mis kuulutas Iisraeli kohaloleku Juudamaal ja Samaarias ning Ida-Jeruusalemmas koos Gazaga rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslikuks. Iirimaa on olnud üks Iisraeli kõige häälekamaid Euroopa kriitikuid alates 7. oktoobri Hamasi veresaunast. Dublin tunnustas 2024 aastal niinimetatud Palestiina riiki, mis ajendas Iisraeli sulgema oma saatkonna Iiri pealinnas. Juunis keelas Iirimaa Iisraeli riikliku julgeolekuministri Itamar Ben-Gviri ja rahandusministri Bezalel Smotrichi riiki sisenemise. Eeldatavasti on meetme otsene majanduslik mõju piiratud.
siiski on sellel seadusandlusel laiem diplomaatiline tähendus, kuna Iirimaast saab esimene Euroopa Liidu liikmesriik, kes kehtestab ulatusliku impordikeelu, mis on suunatud just Iisraeli kogukondadele Juudamaal ja Samaarias. Iisrael on kogu seaduseelnõu menetluse vältel sellele teravalt vastu olnud. Välisminister Gideon Saar kirjeldas seda meedet varem antisemiitlikuna ja hoiatas, et Iirimaa maksab selle eest hinda, kui see seaduseks saab. Ta väitis, et see sihib ebaõiglaselt Iisraeli kogukondi. Nii et lugu on järgmine. Iirimaa ei impordi juutide toodetud kaupu nende geograafilise asukoha tõttu. Teisisõnu, kui sa oled juut ja elad Jeruusalemma vanalinnas, mis on judaismi jaoks maailma kõige püham linn ning millel on juudi juured, mis ulatuvad 2500 aasta taha, siis Iirimaa boikoteerib sind. Kui sa toodad kaupu Hebroni juudi kogukonnas, kus meie esivanemad on maetud, siis Iirimaa boikoteerib sind. Araablased Jeruusalemma vanalinnast võivad ilmselt oma tooteid Iirimaal müüa. Nii et kui see oleks tõesti maavaidlus, mida see tegelikult ei ole, kas siis ei oleks mõistlik lõpetada kogu piirkonna toodete ostmine, kuni kõik on lahendatud? Ei, nad ei tee seda. Nad sihivad konkreetselt juudi ettevõtteid ja ütlevad, et juutidel ei ole õigust elada teatud piirkondades nende etnilise päritolu või uskumuste tõttu. Ja kuidas seda nimetatakse diskrimineerimiseks. Iirimaa teeskleb, et hoolib araablaste või moslemite õigustest, aga mida nad on teinud, et kaitsta araablasi või moslemeid mõnes teises riigis? Ja miks nad on vaiksed kõigi teiste väidetavate maakonfliktide suhtes maailmas? Nad hakkavad seadusi vastu võtma alles siis, kui juudid või Iisrael on loos sees. Muide, see seadusandlus kahjustab tegelikult araablasi, kes töötavad juudi ettevõtetes Juudamaal ja Samaarias, sest need ettevõtted keelatakse ära. Nii et ära ütle mulle, et see samm kuidagi araablasi või moslemeid aitab. Iirimaa on viimastel aastatel olnud Iisraeli suhtes väga vaenulik. Nad kasutasid 7. oktoobri veresauna, mis pandi toime juutide vastu, et sihtida juute. Ja selle peale ütlen ma, häbi olgu. Jätkame. Palestinian Media Watch annab järgmise tausta. Iisraeli araablasest terrorist Maher Yunis ja tema nõbu Karim röövisid 1980 aastal Iisraeli sõduri Avraham Brombergi. Kui ta oli puhkusel, tulistasid teda külmavereliselt pähe ja jätsid ta tee äärde surema. Mõlemad terroristidest mõrvarid vabastati 2023 aastal pärast 40 aastat vanglas. Siin on põhjus, miks see teave on sel nädalal asjakohane. Maher Yunis, selle eest vastutav terrorist, suri sel nädalal. Ja millega on Palestiina omavalitsus tegelenud? Selle mõrvari ülistamisega. PMW and Metel on Palestiina omavalitsuse ja Fatahi kõrged ametnikud kujutanud mõrvari, tsiteerin. Suurt rahvuslikku juhti, sümbolit, võitlejat ja eeskuju tulevastele Palestiina põlvkondadele, kujutades teda samal ajal ka Iisraeli ohvrina. Fatahi keskkomitee sekretär Džibril Rajub ütles, hüvasti jättes sellele suurele rahvuslikule isikule meenutan uhkuse ja suure tänutundega tema auväärset võitlusteed. Vaatame seda klippi. Me avaldame kõigepealt kaastunnet kogu meie Palestiina rahvale. Kõigile selle fraktsioonidele, see on meile palestiinlastena väga valus. Tegelikult kaotame ühe perekonna tugisamba vanglates ja see tähendab midagi kogu meie Palestiina rahvale. Kuid need aastad ja see auväärne ajalugu jäävad põlvkondade mällu igaveseks. Sest see võitleja, Maher Yunis, jääd igaveseks kõigi võitluslugude ja Palestiina rahva kangelaslike tegude juurde. Kuid tema võitleja pärand jääb palestiinlaste teadvusesse, olles tunnistajaks 40 aastale kannatlikkust ja kindlameelsust. Ja nii see ongi. Palestinian Media Watch lõuetas umbes tosin Palestiina omavalitsuse juhti ja ametniku, kes sel nädalal kiitsid selle jälestusväärse terroristi mälestust. Aga see ei tohiks tegelikult kedagi üllatada. Palestiina omavalitsus maksab terroristidele ja nende peredele juutide tapmise eest. Palestiina omavalitsuse meedia ja haridussüsteem õhutavad vägivalda igapäevaselt. Nii-öelda märtreid austatakse kui kangelasi. Aga Iirimaa on muidugi vait, Euroopa Liit on vait, Ühendkuningriik on vait. Tuleb öelda, et enamus on vait, nagu ma varem mainisin neid kahte suurepärast Briti poliitikut. Aga üldiselt käib kõik vanaviisi edasi. Maailm ignoreerib terroristide kiitmist. Iisrael teab, mis toimub, aga mingil põhjusel seisab Palestiina omavalitsus ikka veel püsti. Ma ei saa aru, miks see nii on. Me katsetasime Oslot ja maarahu eest põhimõtet ning kõik see ebaõnnestus täielikult.
see kõik viis selleni, et juute tapeti Jeruusalemma, Tel Avivi ja Netanja tänavatel. Võib-olla, lihtsalt võib-olla ühel päeval leiame piisavalt julgust öelda, et aitab küll. Liigume edasi, ma tahan käsitleda üht väärarusaama elu kohta Juudamaal ja Samaarias. Paljudel inimestel on teatud ettekujutus selle piirkonna elanikest. Nad arvavad, et meie kogukonnad koosnevad rahvuslikest usklikest inimestest, meestest, kes kannavad kipat, naistest, kes katavad oma juukseid ja palju muust. Nüüd, kuna mu pea on kaetud, ei pruugi ma olla parim inimene nende eksiarvamuste ümberlükkamiseks. Kuid tegelikult on Juudamaa ja Samaaria väga mitmekesine. Siin on linnaosasid, kus elavad üliortodoksed elanikud, teisi, kus on rahvuslikult usklik elanikkond ja jah, siin on ka kogukondi, kus elavad ilmalikud iisraelased või segakogukonnad, kus on nii ortodokseid kui ka ilmalikke iisraelasi. Ja see viib mind järgmise punktini. Esimest korda alates 1980-ndatest on kavas rajada uus kogukond, mis on suunatud ilmalikule elanikkonnale, Lääne-Binjaminis. Binjamini regionaalnõukogu edendab praegu plaane uue Natofi kogukonna rajamiseks oma halduspiirkonna lääneosas. See algatus peegeldab riikliku visiooni Iisraeli maad üles ehitada kõigile, nii ilmalikele, usklikele kui ka haredidele ehk ultraortodoksidele. Binjamini regionaalnõukogu juht ja Jeshua nõukogu esimees Yisrael Gantz ütles: meil on uhke tunne panna alus Natofile ning kutsume peresid osalema selle pioneerkogukonna rajamises, mis saab uue asula eestvedajaks. Natov on osa nõukogu laiemast plaanist kogu Binjaminis, mille kohaselt on oodata, et juba sel suvel rajatakse 6 uut kogukonda. Tõeliselt suurepärased uudised. Ja nagu ma ütlesin, on see esimene kord alates eelmise sajandi 80-ndatest, kui uut kogukonda arendatakse spetsiaalselt ilmalikele peredele. Neitoaf on planeeritud Niili ja Naalehi kogukondade lähedale, vaid lühikese autosõidu kaugusele Iisraeli keskusest. Nii et on aeg mõista, et juudid Juudamaal ei ole homogeenne rühm, hoolimata sellest, mida võite näha peavoolumeedias. Meie kogukonnad on vastutulelikud kõigi iisraelaste suhtes. Kui te kaalute siia kolimist, siis soovitaksin teil leida kogukond, mis sobib just teile. Aga lükkame need stereotüübid ümber, sest need ei ole täpsed ja neid kasutatakse selleks, et maalida meist negatiivset pilti. Liigume edasi, sel nädalal on veel häid uudiseid. Iisraeli valitsus kiitis heaks 27 miljoni seeklise plaani hotelliarenduse edendamiseks Juudamaal ja Samaarias, eemaldades planeerimistakistused ja pakkudes ehitustoetusi. Seda kinnitab Iisraeli turismiministeerium. Turismiminister Haim Katsi juhitud programm sisaldab 7 miljonit seeklit projektide planeeringu menetluse edendamiseks aastatel 2026-2030. Sellele lisandub 20 miljonit seeklit toetusi hotellimajutuse ehitamise, laiendamise ja ümberehitamise toetamiseks. Kats ütles, et tema algatus püüab avada juudi riigi piibelliku südamemaa turismipotentsiaali. Algatuse eesmärk on suurendada hotellitubade arvu, julgustada ööbimist päevareiside asemel ning eravdada kohalikku majandust. See on seega suur uudis. Piirkonnas leidub mõningaid külaliste maju või Airbnb üürikohti, kuid kaugeltki mitte piisavalt. Hotellivalikuid on selles piirkonnas väga vähe. See on suurepärane uudis turismisektorile. Siiani tuldi siia põhimõtteliselt päevareisile ja sõideti siis tagasi oma hotelli Jeruusalemmas või Tel Avivis. Nii et loodetavasti hakkavad inimesed selle uue algatuse raames jääma ööseks kogu Juudamaal ja Samaarias. See annab neile ka võimaluse külastada rohkem paiku, piirkonda tõeliselt tundma õppida ja loomulikult kulutada rohkem raha kohalike ettevõtete kaupadele ja teenustele. See plaan on igas mõttes võit. Liigume edasi ja heidame pilgu Iisraeli kaitseväe igapäevastele või täpsemalt öeldes öistele tegevustele, mis hoiavad meid Iisraelis turvalisena. Iisraeli kaitseväe sõdurid pidasid teisipäeva öösel Juudamaal ja Samaarias kinni 20 tagaotsitavat terroristi. Kahtlusaluste seas olid isikud, kes kavandasid terrorirünnakut, relvakaupmees, ebaseadusliku sisenemisega seotud kahtlusalune ning isikud, kes on seotud terroriorganisatsiooniga Hamas. Sõdurid viisid Menashe brigaadi piirkonnas läbi ka õhuoperatsiooni. Operatsiooni käigus otsisid sõdurid läbi üle 50 hoone Dženini lähedal asuvas piirkonnas. Pärast tulistamist Hebronis samal ööl pidasid Iisraeli kaitseväe sõdurid kinni 5 kahtlusalust ja küsitlesid täiendavaid kahtlusaluseid Juudamaa brigaadi piirkonnas. Tulkarmi piirkonnas, mis samuti kuulub Palestiina omavalitsuse alla, pidasid Iisraeli kaitseväe sõdurid ja Iisraeli piiripolitsei ametnikud kinni 4 Hamasiga seotud kahtlusalust ning veel 1 tagaotsitava kahtlusaluse, keda kahtlustatakse terrorismile õhutamises Funduki piirkonnas.
Ja tuletame meelde, et see oli vaid üks juhuslik öö, mille ma otsustasin teiega jagada. Sellised sündmused ja Iisraeli kaitseväe operatsioonid toimuvad igal ööl. Ma ütlen aitäh Iisraeli kaitseväe vapratele meestele ja naistele, kes tegutsevad julgelt, kuid jäävad tihti tähelepanuta ning viivad need operatsioonid läbi öösel, et ülejäänud Iisrael saaks turvaliselt magada. Ja sellega on selle nädala Judea Cashin läbi. Täname meie produtsenti Barba Hamanovit, inseneri Aaron Vogelenterit, Zach Sikermani, Ryan Lifshitsit, jaamajuhti Juri Sveretskit ning videomonteerijat Olga Senatovit. Minu nimi on Josh Heisson, JNS Newsi korrespondent. See oli järjekordne Judea Catchoni saade siin JNS TV-s. Kindlasti vaadake kõiki suurepäraseid saateid, mida JNS TV pakub. Saatke meile super thanks, tellige kanal ja külastage gns.org, et saada kõik värskeimad uudised Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin Judea Catchonis ainult GNS TV-s.